armas Südamemaja podcasti vaataja ja kuulaja. Meil on eelnevalt olnud päris palju selliseid toredaid teemasid, mida me oleme puudutanud pulmadest. Tahame seda teemade ringi natukene ka laiendada, sellepärast, et inimesel ei ole ju ainult elus üks tähtsündmus, et on ainult pulmad, vaid on ka sellele eelnev kihlus, on ka erinevad juubelid, võib-olla sa tahad ennast ise üllatada millegagi ja võib-olla on mingid muud tähtpäevad ka peres olemas. Täna räägime aga juveelidest ja kuna ma ise olen peo- ja pulmakorraldaja, siis me muidugi alustame ikkagi pulmadest, sellepärast et täna on ju kevade hooaeg ja pulmad on alustanud, on startinud oma uue hooajaga. Sellepärast, et ma tahan sulle, armas vaataja, seda veel öelda, et tegelikult mitte ainult pulmade ettevalmistus ei toimu mitte ainult nüüd sel kevadel ja selleks suveks, vaid ka juba terasemad teevad ettevalmistusi järgmiseks hooajaks. Nii, aga täna siis räägime juveelidest ja minu ümber on siin väga palju hästi toredaid juveele, aga mul on ka külalised väga toredad, kaks väga säravat naist, kes esindavad Giveni ja Grenardi juveeli brändi. Ja saame siis täpsemalt tuttavaks, et tervist Natalja ja tervist Margot. Tere, aitäh kutsumast. Ja tore on teid siin tõesti näha, sellepärast, et säravad inimesed peavadki rääkima, kuidas tegelikult siis ehete maailmas oleks õige käituda, missuguseid oste teha, kuidas neid sooritada ja mida siis tegelikult üldse ühed juveelid meile tähendavad. Me teame, neid juveelipoode on hästi palju, aga tegelikult mis on ikkagi ostude aluseks. Aga et ma nüüd siin ka ei läheks nagu väga sassi, siis Natalja Reinoja on tegelikult Giveni ja Grenardi tegevjuht Eestis ja juba 3,5 aastat. Oled sa oma brände siis suure kirega juhtinud ja sinu eestvedamisel on loodud ka tugev meeskond ja tõhus haldussüsteem, mis peegeldab igati kaasaegset lähenemist juveeli maailmas. Ja Margotiga me oleme teinud juba ühes hästi toreda pulmapäeva siin mõned nädalad tagasi, aga Margot on meil siis Giveni e-kaubanduse ja turunduse juht, kelle ideed, sõnumid ja strateegiad on viinud ehted noorpari igapäevaelu osaks ja muutnud millekski enamaks kui ainult kaunistuseks. Väga ilus sissejuhatus oli. Jah. Nii et räägime siis, keskendume nendele juveelidele ja kõigepealt küsin sellise tähtsa küsimuse, et brändilugu, Giveni brändilugu, et kuidas see Giveni bränd on sündinud ja mis on Giveni brändi tuumaväärtused? Ma siis vastan. Giveni lugu on natukene pikem kui üks väike lugu. Given on siis tegelikult üks brändi osa suurest grupist, Grenardi grupist, kuhu siis tänaseks kuulub 3 kaubamärki. Grenardi, Given ja Gold Light. Eestis toimetab Grenardi ja Given. Givenil on meil 12 kauplust üle Eesti ja Grenardit on esindatud Tallinnas 2 kaupluse näol. Ja mõlemal brändil on ka toimivad veebipoed. Just. Millega sina juba siis toimetad, eks ole? Miks Grenardi sündis väga ammu, 25 aastat tagasi ja mingi hetk tekkis siis uue brändi vajadus ja see vajadus tekkis kliendi vajadusest tulenevalt. Giveni missioon ja moto on siis olla lähemal, pakkuda enamat, võimaldada enamat ja seda mitte ainult juveeli valikuga, vaid ka ligipääs kauplustele. Seega me ei ole keskendunud ainult pealinnale või suurtele linnadele, vaid Given on esindatud tegelikult kõikides väikestes linnades üle Eesti regionaalselt. Et see on meie nagu suurim soov, et olla kättesaadav. Kõik inimesed, kõik naised, daamid on väärt ennast kaunistama. Et see on küll õige. Ja tegelikult, kui me nüüd täna rõhume sellele pulmadele, siis on ikkagi, me räägime ju abielusõrmustest ja küllap teil on selliseid hästi toredaid juhtumeid olnud, kus noorpaar on tulnud teie juurde sõrmuseid ostma. Kas on ka mõni selline, nii erklugu, et kohe sa tunned, et sul tulevad külmavärinad peale ja sa mõtled, et see on midagi nii erakordselt, see on midagi nii ilusat. Et kas on mingit sellist lugu, täna näiteks siin kõigile jagada? Meil on üks selline väga värvikas lugu
ja Natalja võib-olla teab detail rohkem selle loo nii-öelda alguse osa. Ma sattusin olema ühel päeval Ülemiste kaupluses, kuhu siis tormas sisse väga emotsionaalne härra, noormees. Tema emotsioonid olid juba kaugelt näha tegelikult. Miks ta siis kiirustas meie kauplusesse, oli selline väga vahva põhjus. Ta soovis oma tütarlapse teha abieluettepanekut, aga ta oli lihtsalt planeeritud 2 või 3 kuu pärast. Küll aga tuli nüüd teha seda homme. Ta tuli siis kihlasõrmust valima ja mis oli siis sellise kiirustamise põhjus, oli see, et tütarlaps pidi äkitselt minema tööreisile Belgiasse ja kohe 8 kuuks. Noormees soovis kindlustada, et tütarlaps kohe kindlasti tagasi tuleks. Ja tema siis abieluettepanek lükati ettepoole. Loomulikult ta tegi ikkagi seda sama siiralt, kui ta oleks teinud 2 kuu pärast ja see oligi oluline. Noormees oli väga emotsionaalne. Kartis, et ta kindlasti ei leia seda kihlasõrmust. Loomulikult me leidsime talle selle ja õnnelikult sai abieluettepanek tehtud. Meile jagati ka väga armsaid pilte, kuidas seda tehti. Tütarlaps ütles oma jah-sõna, läks Belgiasse, tuli tagasi ja tulid meile 2 hiljem ka abielusõrmuseid välima. Et selline tore lugu. Sellised ilusad lood tegelikult need, kui sa oled nagu nende selliste eluhetkede juures, siis sa tunned, et sa teed nagu õiget asja. Et see ongi see, et inimese elus on ju palju toredaid sündmuseid, eks, aga on mingisugused hetked, mis on nagu erilised. Et jah, laste sünd on hästi oluline, eks ole, aga kõigile sellele eelneb ju ka see abieluperiood ja kuidas seda siis ka tehakse, kuidas seda tähistatakse, kuidas see peigmees selle nagu oskab välja mõelda. No ilmselt see ärevus oli tingitud ka siis sellest, et ta oli juba nagu seesmiselt mõelnud, et ahaa, et ma teen seda nüüd kuskil 2-3 kuu pärast, seda aega justkui nagu on ja siis äkki see tuli talle püsti seinale ette, et nüüd ma pean kohe tegema. Aga no tegelikult see on väga armas lugu ja ma arvan, neid hetki on siin elus väga palju olnud. Kindlasti. Nüüd on niimoodi, et kui alguse saab ikkagi, mina kui pulmakorraldaja, siis mina neid kihluse asju tegelikult ju ei näe ja väga harvadel juhtudel on minu poole pöördutud, kui on tahetud teha nagu väga erilist kihlust kahekesi, intiimselt ja küllaltki niimoodi suurejooneliselt. Aga nüüd, kui nad tulevad, ütleme siis peigmees tavaliselt tuleb ju, eks ole, kas üksinda, või on ka siis sellised juhtumid, et ta võtab ka pruudi kaasa, et on selline mõte olnud, sellepärast, et ma ei tea ju seda sõrmuse suurust. Et kuidas siis on, et nende kihlasõrmuste valimisel, mida tuleks tegelikult siis silmas nagu pidada? Tõepoolest, näiteks meie klienditugi saab päris palju selliseid küsimusi veebichatti, kus siis meesterahvad või noormehed küsivad nõu, et kuidas üldse valida kihlasõrmust. Nad on võib-olla oma peas välja mõelnud, et võt see sõrmus võiks olla selline, aga nad ei ole päris kindlad. Ja väga palju ka küsitakse, et kas hõbedast kihlasõrmus, näiteks tavalise tsikoonist kiviga on sobilik või mis on üldse sobilik. Ja siis me peamegi välja selgitama erinevad siis nüansid, et kuidas jõuda selleni, et välja valida siis sellele neiule õige sõrmus. Lisan siis, et tegelikult kihlasõrmused tõepoolest enamus juhtudel valib härra üksinda, sest see on ikkagi üllatus. Kuid ka loomulikult tehakse seda tänapäeval ka juba koos. Tendentsid on maailmas ikkagi muutumas. Tihtipeale naised tahavad olla selle valiku juures, sest et tahavad valida perfektse sõrmuse endale. See ei tähenda, et härrad ei tee seda perfektselt, teevad küll ja meie loomulikult kliendi teenindavad on kindlasti selles küsimuses abiks. Küll aga jah, tõepoolest härrad siis teevad seda ise pigem, aga on ka noorpaare, kes on väga modernsed ja moodsad. Need on kindlasti nooremad inimesed, kes tulevad juba kahekesi ja teevad selle valiku koos. Aga sellele võib-olla eelnes mingi romantiline abieluettepanek näiteks võilillest lillega või võilillest tehtud sõrmusega ja siis tulevad päris sõrmuse järgi. Oleme ka selliseid lugusid kuulnud. See on nagu hästi lai selline amploaa või ütleme selline loov mõtlemine, et peigmees võib seda teha, kuidas hästi palju erinevalt, siin ei ole nagu selliseid nagu
niisuguseid välja mõeldud strateegiaid, nii nagu ühes pulmapeos ei ole enam selliseid mingeid kindlaid reegleid, vaid lihtsalt ongi vabadus, ongi noorpaar, ongi nende lugu, nende omapära ja selle omapära alusel tehakse kõik ka pidu, ka see kihlasõrmuse valik, eks ole. Et eks see oleneb muidugi nüüd sellest, kui romantiline see meie Eesti mees on ju. Tegelikult meie Eesti mees on ikkagi romantiline. On küll. Te olete seda näinud, et on ja et ei saaks öelda, et ei ole, eks ole. Ei saaks öelda, et ei ole, jah. Et muidu tavaliselt öeldakse, et vene mehed on romantilisemad, eks ole, aga võib-olla meie ka tänased noored mehed, kes astuvad abiellu, on natukene nagu laiema maailmapildiga. Kui võib-olla on seda ka 50-sed või sealt ka edasi, seepärast, et nemad on võib-olla kinni seal nendes eelmistes aegades ja ei võta seda uut aega võib-olla nii väga enam veel omaks. Aga see uuem põlvkond, mis peale tuleb, on natuke nagu avatumad, siiravad ja võib-olla oskavad seda uut elu hinnata nagu teistel alustel. Et selles mõttes see on igati tore. Noored on spontaansed. Jah, et nad teevad tegelikult sellised otsuseid ka emotsionaalsed, mis ei tähenda, et see vale on või läbi mõtlematu, on ikka läbi mõeldud. Aga spontaanne otsus teha kuskil kai peal abieletu panek, mida peaks ju saatma mingi detail, on kindlasti noortele südamelähedasem kui juba vanemale generatsioonile, kes, nagu te ütlesite, on kinni teatud traditsioonides ja tahavad olla perfektsed. Aga noored on natuke avatumad tõepoolest. Siin ei ole selliseid, minu meelest ei ole siin ühtegi sellist nurka, et sa võiksid selle kihluse puhul teha midagi nagu valesti. Jah, sealt võib tulla see ei, eks ole, seda me keegi ei saa garanteerida, eks ju. Aga et kui sa ikkagi juba enam-vähem need tunded on teada ja mingid mõtted on omavahel ka jagatud, siis ei peaks ka seda kihluse ettepanekut nagu väga kartma. Absoluutselt. Aga kuidas peigmehed ikkagi seda õiget sõrmuse numbrit teavad? Ega tihti ei teagi. Selleks me ei oleme abiks. Aga kuidas te aitate? No me oleme tegelikult, kui on meile helistatud ette või siis suheldud meie kliendi toega, me oleme juba suunanud, et piilu palun juveelilaekasse ja kindlasti vali sõrmus, mida oled sa viimati ka kandmas näinud, sest äkki on seal kellegi vanaema sõrmus või ema sõrmus, mis ei ole sinu tulevase pruudi suuruses. Et palun too see kauplusesse, mõõdame üle ja nii me saame siis teada kindla peale selle sõrmuse suuruse. On olnud ka selliseid olukordi, kus kaaslasel ei ole sõrmust. Ja või ta ei leia seda sõrmust kuskilt, et siis me oleme ka palunud kirjeldada kaaslase sõrmi, võib-olla, et kuidagi sõrmede kirjelduse järgi enam-vähem aru saada, et milline suurus see olla võiks. Jah, et kas on pikad, peened, eks ole. Et millise kehaehitusega neiu võiks olla, et kuidagi jõuda siis selleni vanuse. Ei muidugi, jah. Vaat kui huvitav tegelikult, et mina, kui ma konsulteerin noorpaare pruudikimbu osas ja mul on olnud sellised juhtumid 2 tükki, kus mees tuleb ise ainult korraldama ja pruuti üldse kaasa ei võtagi. Väga mugav pruudile. Ja väga mugav, jah, aga võt meie Eesti pruut jälle, selles mõttes need on vene mehed ka olnud, et meie Eesti pruudid vist nagu eriti ei tahaks nagu usaldada seda Eesti meest, ikkagi see on nii nüansirikas, eks ole, see pulmapidu. Aga miks ma seda juttu hakkasin rääkima on see täpselt, et kui see mees tuleb seda pulmapidu tellima, siis loomulikult ka ju see pruudikimp käib sinna sisse ja võt siis läheb teemaks, et aga missugune pruut välja näeb, mina ei ole ju pruuti näinud, eks. Ja võt siis on täpselt sama teema, eks ole, et vanus kui pikk. Sest et kui ta on, ütleme näiteks natuke korpulentsem, siis tal ei saa see hästi pisike kimp olla, eks ole, siis peab olema natuke pompöössem kimp. Või kui ta on hästi minimalistlik, eks ole, siis see kimp tõesti võikski nagu väike olla. Nii et see kõik oleneb ka sellest pruudi olemusest ja näete, nüüd on see, et ka sõrmusega peab sellist arutelu natuke nagu omavahel arutama selleks, et teha see õige valik, eks. Just ja tegelikult on ju oluline see ka, et mida klient eelistab, kas ta eelistab kuldehteid, kas ta eelistab hõbeehteid või midagi muud, et vastavalt sellele me ka siis pakume erinevaid lahendusi. Aga kust tuleb see teadmine, et kihlasõrmus peab olema kindlasti ühe teemantiga sõrmus? Et äkki saate selle tee ka nagu rohkem nagu lahti rääkida? Ma tulen korra veel eelmise küsimusele tagasi. Hästi oluline asi mainimata, et see sõrmuse suuruse valik on tegelikult häradele kõigile peavalu, aga kui ei saa paika, tegelikult me vahetame. Kui tõesti
suur või väike, saab abieluettepaneku ära tehtud, saab sinna sõrme selle sõrmuse korra pigistatud ja tuleb järgmine päev või kokku lepitud ajal või 2 nädala pärast klienditeenindaja lepib kohe kokku, millal, siis me vahetame selle õiges suuruseks välja loomulikult, et ei pea elu lõpuni piinlema selle valesti valitud suurusega. Või on näiteks suur valitud, eks ole, näiteks ütleme, et talvel lähevad ju sõrmed natuke lähevad ikkagi nagu kokku, eks ole, või sa näiteks ujud. Nendest tihtipeale on juhtunud ka abielusõrmustega, ma olen kuulnud, et on käidud reisidel, ujuvad ja kukubki ära ja ongi kõik, ei olegi midagi teha, liivasest mitte midagi üles ei leia. Et tegelikult see peab olema ikka parasjagu nii paras, et ta sul ikkagi istub hästi korrektselt sõrmes ja ei tule mitte mingitel tingimustel ära, aga et seda on võimalik siis vahetada, et ei tasu nagu siis patja nutma jääda. Absoluutselt, jah. Tulles tagasi siis järgmise küsimuse juurde. Miks siis üks teemant? Ütleme niimoodi, miks üldse teemant ja miks üks teemant, üks kivi siis näitab, et see on üks ja ainus. Ehk siis see emotsionaalne taust. Üks ja ainus daam, kes jääb, kellega ma abielun, kes jääb mu kõrvale elu lõpuni. Aga miks just teemant, see ilmselt tuleneb, mitte ilmselt, vaid üsna tõenäoliselt tuleneb De Beersi suurest turunduskampaaniast, mida nad tegid juba aastaid tagasi. The Diamond is Forever ja nende eesmärk oligi tegelikult muuta just teemant selliseks kiviks, mis peab olema kihlasõrmusel ja see õnnestus neil suurepäraselt. Et see kivi seal sõrmusel näitab, et sina oled minu ainus. Just. See on väga ainus. Aga see ei tähenda, et tegelikult, et kihlasõrmus peab olema ühe kiviga. See ei tähenda, et ta peab olema üldse teemandiga. See ei tähenda üldse, et ta peab üldse kiviga olema. Et see on ju nii personaalne, nii nagu pulmakleitki pruudil. Ei pea olema valge. Võib olla punane, must, kollane. No see on ikka see, et sa pead selle isikupära ju tooma välja, eks ole, tegelikult, eks, ja sellega saab ju teha. Millal seda kihlasõrmust siis tegelikult üks mees võiks tulla teie juurde vaatama ja kui ta tuleb vaatama, kas ta siis saab ka kohe osta või teil on mingi tellimise võimalused ka olemas, et kui see mõte on juba võetud, siis mehed on tavaliselt ju niimoodi, et kui nad käivad ka ülikonda või üldse midagi riiet ostmas, siis see käib ju tegelikult 5 minuti faasil, on ju, et sisse võtab ära, maksab ära, tuleb ära, tehtud. Et mehed ei taha nagu väga pikalt nagu shopata. Võib-olla see on natukene teine teema, aga just, et puudutame seda teemat ka, et millal oleks see kõige õigem aeg ja kui pikalt see üldse teie juures võiks aega nagu võtta? Ütleme nii, tulla võib siis, kui tunned, et tahad abieluettepanekut teha. Iga kell. Siinkohal ma ütleksin, et tegelikult see on see valik, mida mehed teevad pikalt. Nad ei jookse läbi kauplusest. Nad võrdlevad päris pikalt ja kaaluvad päris pikalt. Ilmselt see on siis tingitud sellest, nad tõesti soovivad valida perfektse sõrmuse. Ma ei saaks öelda, et see on nagu üle käte tehtud nagu valik. Kindlasti mitte, mis on tegelikult ju positiivne. Jaa, on küll. Kui me räägime ajast, siis jällegi, ma arvan, et 15-20 minutit kindlasti piisab ühes kaupluses nõustamiseks, et jõuda siis lahenduseni, aga vahest ka kauem. Meil ei ole ajalist limiiti. Seega jah, tulge siis, kui te olete valmis. Sul on, Natalia, üks tohutult tore lugu ja natuke nagu erandlik ka, sellepärast, et me oleme ikka karjunud, et kas siis noorpaar ikkagi valib koos sõrmuseid, aga sul on kuidagi hoopis teine lugu ja räägi seda lugu palun meile kõigile. Jah. See lugu on siis seotud minu väga lähedase sõbrannaga, kes loomulikult abieluettepaneku sai härralt. Aga abielusõrmused ta valis täiesti iseseisvalt, spontaanselt ja ütles, et abieluettepanek on nüüd tehtud, nüüd on minu kord. Nüüd ma lihtsalt valin ise need sõrmused kohe täna siin ja praegu ja kohe abiellun ära ka. Ja täpselt see sai tehtud ja kui pulmad väga ilusad peetud ja kõik läks hästi. Samas jälle võib-olla väga paljudele see nagu ei sobi, eks ole. Aga jälle võib-olla, kui see mees, ta ju tunneb ikkagi oma meest, eks ole. Ja võib-olla niimoodi ongi, et üks haarab juhtohjad ja oma eludes on ju ka niimoodi, et üks on ikkagi peres on selline juhtohjadega ja teine on tasakaalustav. Ja võt minu meelest täpselt ilus lugu, et võib-olla oligi, et naisel oli siis juhtohjad ja mees on selline tasakaalustav jõud, et võtab selle tohutu energeetika, võtab maha ja toob jälle maa peale. Ilus lugu minu meelest. Ja tegelikult ka abieluettepanekud. Aga miks härra peab seda tegema? Jah. Võib teha ju ka naine. Miks mitte? Miks mitte? Traditsioonide murdmine. Ja minu ütlen ka, jah, et me peamegi täna võib-olla seda jätma nagu endale siia sellesse podcasti ka,
et murrame traditsioone, teeme neid natukene uueks ja värskemaks ja kaasaegsemaks. Ja kui tegelikult tagasi tulla kihlasõrmuste valiku juurde, siis näiteks minu abikaasa küsis minu käest vihjeid, võib-olla selline 3 kuud enne kihlumist, et olla kindel, et ta valib ikka sellise sõrmuse, mis mulle võiks ikkagi meeldida. Ja ma tegelikult saatsingi talle pildi, mis mulle meeldib, traditsiooniline, ühe kiviga tematiga siis sõrmus. Ja aga loomulikult ma ei teadnud ju, millal ta selle teeb, et siiski see kihlumine tuli mulle ikkagi üllatusena. Aga nii tore, et kui küsitakse, eks ole? Nii, et kui hakkab keegi midagi uurima, olge valmis. Kas teil on kogu kaupluses olemas või te on mingid näidised, mida saate ka tellida? Kas on ka midagi sellist või on kohe, et on võimalik kohe osta? On võimalik absoluutselt kohe osta, kui klient leiab näiteks meie grupivalikust teatud sõrmuse, mis ei ole meil konkreetselt Eestis või ei ole selles poes, kuhu ta tuli seda valikut tegema, siis me peame sellesse kauplusse tellima, see tuleb väga kiiresti, nädalaga või isegi päevadega. Kui ta soovib täiesti midagi erilist, ehk siis eritööna valmistatud kihlasõrmust, see on siis võimalik ja sel puhul me suuname klienti meie Grinardi juveelise longidesse. Teise brändi poodi lihtsalt siis. Kas te olete kuulnud ka sellist asja, et mujal maailmas kihlasõrmuse maksumus on 3 peigmehe kuupalka? Et kas see kehtib ka meie puhul? Mina muidugi niimoodi nii rängalt neid asju isiklikult ei võtaks, sellepärast, et igal ühel on erinevad võimalused ja kui on inimeste vahel armastus, siis ei tahaks seda rahalist mõõdet sinna vahele nagu tekitada. Et kuidas kellegi need võimalused on ja kui inimesed abielluvad, hakkavad ju koos kõike looma, et kas on mõtet seda nii rängalt niisugust summat sinna vahele panna. Aga kindlasti on mingi küsimus on tulnud teil kindlasti seal omavahel ka arutlusele, kui peigmees tuleb, ütleb, et aga mis summas see tegelikult olema peaks, et päris 100 eurot on, eks ole, ei ole ka nagu õige. Et kuidas te siis soovitate? See on väga keeruline, raha on alati juba keeruline. See on, see nüüd sõltub siis erinevatest detailidest ja pigem ma hoiaks kinni traditsioonides. Et meil on ka olnud peigmehi, kes valivad hõbesõrmuse ka alla 100 eurose, et vastavalt siis võimalustele. Et loomulikult me selgitame välja, mis on need võimalused, mis raami see hinnaklass võiks jääda ja vastavalt selle me siis liigume edasi ja valime selle õige sõrmuse. Oluline, et selle summa taha jääks ettepanek. Just. Ja, see on väga ilus mõte tegelikult. Muidugi ma saan aru, et me vaatame väga palju filme, ja siis nendes filmides need karaadid ja need kõik on nagu väga võimsad ja väga uhked ja kõik, eks ole. Aga ma mõtlen seda, et kui me lihtsalt tuleme sealt pilvede pealt maa peale ja siis paneme teleka kinni ja seda filmi meil enam ees ei jookse ja tuleb see reaalne elu, et ma olen ka nagu selle poolt, et ilusa tunde ja ilusa mõtte ja ettepaneku taha ei tohiks nagu see raha nagu jääda. Ja eks see on siis vastaspoole otsustada, et kas ta vastab sellele ja või siis kuidagi teisiti. Aga et ma olen ka nagu sellega nõus, et me oleme tegelikult täna siin ka kolmekesi, et me oleme tegelikult traditsioone kui selliseid murdmas, sest mis need traditsioonid siis tegelikult on, nad on ikka sellised nagu vanad seisvad mingid kellegi poolt loodud väärtused, mida tegelikult peaks täna natuke nagu inimlikkuse, ma ei tea, läheb luuleliseks, aga et tuleb nagu inimlikkuse kastega nagu üle nagu teha, et tuua see mõõde natukene teistmoodi, et kui sul ei ole seda eelarvet väga suurt, tule, pea nõu, Kivenis antakse sulle väga professionaalset nõu ja teedki vastavalt oma võimalustele. Nii ongi. Ja tegelikult lisan veel nii palju, et kui sul on tõesti soov teha üle oma eelarve, üle oma võimaluste ja sellele ka põhjuseks ole, ja üks põhjus on võib-olla ka see, et see on sõrmus, mida sinu daam kannab ju tegelikult elu lõpuni. Ja, terve elu. Ta võiks olla natuke toekam äkki ja siis me tegelikult pakume intressivaba järelmaksu. Et kui tõesti sa tunned, et sa soovid teha oma 3 palga ulatuses traditsioonidele vastavalt või mingil muul põhjusel sa soovid valida oma eelarvest tegelikult väljaspoole jääva summa ulatuses ehte, siis
intressivaba järelmaks on kindlasti abiks. See on suur asi tegelikult. Ja seda tegelikult üha enam kasutatakse. Just. Et ikkagi võetakse seda päris tõsiselt, eks ole? Ikka päris tõsiselt ja see ei ole enam võib-olla nii negatiivse alatooniga, et järelmaks, sellepärast see on jagatud osamakse ja kliendil ei ole siis kohustust maksta juurde intressi, vaid ta lihtsalt jagab selle makse 3 osaks ja maksab siis vastavalt oma graafikule. Või 6 osaks või 12 osaks. Et see on küll väga suurepärane, et see aeg, see uus aeg on toonud ka uued võimalused, et kui sul on natukene suuremad soovid ja sul võib-olla täna see enda eelarve võib-olla sellele nii veel järgi ei tule, et siis on nagu sellised lahked pakkumised, sa oled juba vabam siis, eks ole, ja võib-olla teeb see hinge natukene rõõmsamaks ka, et sa saad natuke nagu siukse kallima sõrmusega oma kallima juurde siis seda ettepanekut minna tegema. Ja saad planeerida oma kulutusi. Et sa ei pea siis ühes kuus välja käima niivõrd suure summa. Ja. Mis need kihlasõrmuste hinnad, kui me nüüd puudutame natuke rahateemat ka, sest et kuulajale, vaatajale on raha alati väga tähtis ja kindlasti need sõrmuste hinnad ka alati varieeruvad, see on ka selge, aga lihtsalt, et me saame rääkida mingist klassikalisest vahest, et alates ja siis, et muidugi taevas on limiidiks, eks ju, aga et umbes seal mingisugune selline mõõde. Kui me räägime nüüd kuldõhetest, siis ütleme nii kuskil selline 200, 250 alates start. Ja siis sealt edasi läheb. No aga see ei ole üldsegi sugugi mitte selline lootust maha mattev. See on minu meelest jumalast mõistlik ja kui ma neid, me tegime nüüd sinuga seal sinu kutsel ka seda Giveni pulmapäeva selles Ülemistes, siis tegelikult ma vaatasin ka, et see valik on tegelikult meeletult lai, lausa igale maitsele ja mis mulle näiteks seal Giveni juveelipoes ka meeldis, ka professionaalsed teenindajad. Nad tõesti oskavad väga hästi hoolimata oma noorusest. Nad on kuidagi ja nad on selles mõttes hästi toredad, et seal käis ju rahvast ja nad ei karga kohe juurde, eks ole, intensiivselt, vaid et vaikselt vaatavad, eks ole, tulevad ja kohe inimene avaneb siis ka, eks ole. Et kuidagi nagu, ma ei tea, kas te olete välja õpetanud või kuidagi. Meil on väga hea koolitus. Ja tõesti on jah, et selles mõttes inimesed alati ju kardavad, nad tulevad mingit ostu tegema ja siis kohe see müüja kohe kargab krõksti juurde. Mõnes mõttes on see muidugi tore, et sind nähti, sind tahetakse teenendada, aga mõnes mõttes see meie inimesele natuke nagu selline võõrastav. Aga nad on kuidagi väga, väga oskuslikud, et mulle nagu see päev seal väga meeldis ja ilusad tehete seas on alati väga tore olla. Tore kuulda, nii tore. Aga nüüd, kihlasõrmuseid puudutasime, abielusõrmuseid puudutasime, aga nüüd on niimoodi, et see pood ei ole mitte ju ainult või üldse see bränd ei ole ainult selleks, et me rõhume ainult sellele, mis siis sõrme meil läheb, vaid et tegelikult teil on ka ju pakkuda pruudile ju ka veel täna ju ehted ja siis näiteks minagi kannan siin täna väga toredat, palun vaatab kaamera, kas näeb, pärlikee. Ilusad magevee pärlitest kee. No võt, et seda saaks panna siis pruutkleidile, eks ole, ja tegelikult täna ju juhib ka ütleme pruutpari riietus ka selline minimalism, et enam ei panda selliseid suuri vägevaid ehteid, mis ka mingitel hetkedel oli. Aga täna on selline minimalism ja see on tegelikult hästi armas, nii et samasugused siis väiksed pärlitäpikesed lähevad veel ka kõrva. Et puudutame seda teemat ka, et mis teil siis on, siin on teil ka kaasa võetud ka veel väga selline tore kee ja neid võimalusi on ilmselt veelgi lahedamalt. Ma näitan siis lähedalt. Jaa, et näita võib-olla seda ka jah nagu. Et siin on jah erinevaid võimalusi, erineva suurusega on siis täitsa niimoodi üleni pärlitest on siis väikeste nii-öelda pärli täpikestega, et ühe pärliga kaelakeesid ja samamoodi väga suures valikus nii hõbedast kui kullast pärlitega kaelakeed, kõrvarõngad.
Ja siis ilmselt ka käevõru, näiteks sul on praegu ilus käevõru, aga miks mitte, kui sul on kleit nagu selline hästi õhuline, eks ole, ja sa kohe tunned, et siin on nagu midagi puudu ja sul juba see pärlikee on, juba on ilusad üksed täpid, eks ole, siin soengu all juba kõrvas, aga miks mitte siis ilus käevõru ka veel sinna lisada? Miks mitte? Mina väga armastan pärleid ja ma kannan neid tõesti igal ajal, iga riietusega, sobivad väga hästi iga riietusega. Ja muidugi üks nüanss, mis on väga oluline pärlehete juures, on see, et pärl vajab siiski pidevat kandmist, mitte nii-öelda hoida teda väga pikalt ehtekarbis, sellepärast, et pärl vajab sinu kehaniiskust, õlisid, et ta säiliks selline värske ja ei tuhmuks ega kuivaks ära. Ja me räägime ikkagi sellest elusast pärlist, mitte kunstpärlist. Ja kivenis on ainult nii-öelda magevee pärlid, elusad pärlid. Vot see on üks väga huvitav. Seda ma tegelikult nüansina kuulsin juba seal, kui me tegime seda pulmapäeva ja see oli täitsa selline asi, mida mina ei olnud ka kunagi kuulnud. Mida paljud tegelikult ei tea. Jaa, aga see on väga hea veel üle korrata, et kui sul juba on sellised toredad ehted, siis kanna võimalikult palju, sest et tegelikult see ehe nõuab seda. Jah, just. Küll on tore. Meil on olnud paari juhtumit, kus meie kaupluses on toodud pärlikee ja öelda, et see on mu vanaema kingitud pärlikee, aga miskipärast on ta kõik lahti kuivanud. Kui kaua seda pole kantud? No vähemalt 15-20 aastat. Sellepärast juhtubki. Aga kas annab see midagi nagu teha siis ka, kas see pärl taastub või ei taastuda? Ei anna midagi teha. Kui on täiesti lahti kuivanud ja mõranenud, siis ei anna midagi teha. Aga tegelikult eks see on ka üks ilu osa naturaalse pärli käitumisest. Et see mõra, see natukene lahti kuivanud, see viitabki sellele. Just see viitab sellele, et see on tegelikult päris ehe. Kas pruudid eelistavad muidu selliseid komplekte, kui nad käivad teie juures ostmas või nad tahavad ainult ühe aktsendiga ehteid? Kõik sõltub. Ja pigem nii ja naa. Nii ja naa. Ütleme niimoodi, et kõik saab alguse pruudi üldises kompositsioonis, mida ta kannab, milline on ta kleit. Kui ta kleit on reeglina, nagu te ütlesite, juba on minimalistlik, siis ja milline on tal soeng ka. Kui on ülesse pandud soeng, siis tegelikult meil valitakse suuremaid kõrvarõngaid, siis nad tulevad esile. Kui on avatud dekoltee või on täiesti avatud õladpaljad, siis valitakse ka suuremate pärlikeesi, mis on suurema kujuga. Kui on väga detailide rohke kleit, siis valitakse minimalistlikud ehted ja me isegi lausa soovitame, me ka küsime, milline on orienteeruv teie kleit, kas teil on pilti ja koos paneme paika siis kogu ansambli, mis hakkab siis pruuti nagu kaunistama ja esindama. Väga sageli valitakse ikkagi ühe pärliga ripats kee peal. Ainult ühega, jah? Ühega, ja, sest et kleidid on ka juba minimalistlikud ja soovitakse seda täiendada ja ühe pärliga kõrvarõngad, jällegi traditsioonide klassika ja miks seda võib-olla veel tehakse, sest seda on väga lihtne ka edaspidi kombineerida. Mida suurem pärlikett, kui on selline raskem, sul on raskem võib-olla natukene tulevikus seda kombineerida, aga on selline väike mummuke, see on väga kena ja sobib igale poole. Ehk siis selline edaspidise sooviga kanda kogu aeg valitakse midagi natuke tagasihoidlikumat, mis igal juhul sobitub kõigega. Ma mõtlen seda, et kui noorpaar tuleb teie juurde, siis antud hetkel pruuti ostab sellised toredad pärlikee, käevõru, endal kõrvarõngad. Ma olen alati seda ka öelnud, et kui sa pruut neid pulmas kannab, siis ta tegelikult, ma alati usun nendesse energeetikatesse, et sul kõik need pulmapäeva niisugused head energeetikad tegelikult salvestuvad. Pruudi kimpu, kõikidesse ka nendesse ehetesse, kõik see hea, mida sa kannad tol päeval või mida sa saad ka külalistelt, sest keegi vaevalt tuleb halva tujuga pulma, või peole või eks neid võib ju kanda mitte ainult pulmas, vaid igasugustel erinevatel pidudel, mis inimese elus ette tulevad. Aga ikkagi, et see kõik ju salvestub ja nüüd, kui te ütlete veel, et
et sa peaksidki neid nagu rohkem kandma, sellepärast, et nad lausa nõuavad seda, eks ole, siis nad elavad, see on tegelikult ju nagu elus organism, eks ole, siis nad ka säilivad kauem. Ja ma samas mõtlen, et kui sa lähed kuskile peole ja sul on juba see pulmapäev läbi või ükskõik, siis on see ka võib-olla mingi juubel või mingi muu tore üritus, ja sa paned endale need ehted, siis sa ju tunnetad uuesti seda ehetes sees olevast energeetikat, sa paned ju seda kuidagi, sul tuleb see teine tunne sisse, võt see ongi, kui me näiteks teatrisse, kui me teatrissegi läheme, paneme teistmoodi riidesse, kohe on selg sirgem, kohe on tuju ka kohe kuidagi teistmoodi, kui kodus võib-olla dressides oleme. Et igal ehtel, igal sellisel esemel, mis on seotud mingisuguse väga tähtsa päevaga, on ikkagi mingi oma lugu, mida sa saad jälle uuesti taas kanda siis ja meelde tuletada, kui see päev on siis möödas, eks ole, et see nagu meenutab kõike seda. Nii, nüüd me oleme väga palju puudutanud pärli teemast, aga see on võib-olla ka kõik johtuvalt sellest, et ma lihtsalt pruutidel näen neid pärleid nii palju. Aga nüüd, et kui me räägime ikkagi kivenist, siis kivenis ei ole mitte ainult pärlid, vaid muidugi see ehete ampluaa on ikka palju suurem ja te oletegi nii toredalt siin kaasa võtnud, et äkki sa, Margot, ka saad näidata ja natuke siis tutvustada, et mis ehteid teil veel põnevaid on, et alati pärl ei ole peamine. Nii, siin ma võtsin siis meie oma brändi Lily Spring ja räägi, Natalja, miks see väga oluline meie brändil on? Lily Spring on tõesti Kiveni üks nurgakivi brändist. Selle disaini taga on üks ettevõtte omanikest, Alina ise isiklikult. See on tema siis disaineri töö, hingega loodud ja Lily Spring kui kaubamärk on loodud siis Alina ämma mälestuseks. Ehk siis selle taga on suur lugu, mis tuleneb südamest. Ma vist ütleksin, et ma ei kuule tihti, et Miniad oma ämmale tervet brändi pühendavad. Alina tegi seda. See bränd on meil Lily Spring. Ja näitan siit veel. Margot just näitas eelmist kollektsiooni, see on Allure kollektsioon ja brasoliidiga. Allure on siis nagu hommikune kastepiisk. Ja. Et siin on kaasas meil veel üks kollektsioon Lily Springis brändilt, et see on ka selline väga ilus ja omanäoline teemanditega siis kuldehete kollektsioon. Seda kollektsiooni saab väga lihtsasti täiustada, et nende kõrvarõngastele saab paigaldada tegelikult ripatseid erinevaid, mis on ka Lily Springi kollektsioonis täiesti olemas. Et või siis ühele kõrvarõngale saab lisada ripatsi ja teise ilma, sest mängulisus on moes ja alati olnud moes. Et ei pea jääma jällegi traditsioonide juurde, võib neid murda ja igapäevaselt kanda erineval viisil ühte sama kõrvarõngast, vaid täiendada seda läbi mingisuguse ripatsi. Ja need on ka väga kaunid kanda pruutkleidi peal, eks ole. Siis see ei pea alati pärl olema, see võib olla ka midagi sellist ilusat. Kas see on teil ka tagasiside, et kuidas Ämm võttis oma mini ja kujundatud ehted vastu? Kas see emotsioon on teada firmas? Ei ole, sest et Alina lõi selle kollektsiooni juba siis, kui Ämm oli juba lahkunud ja mälestusega. Lily Spring oli siis esimene daam, kes hakkas Baltikumisse tooma granaatkive ja sellest sündis ka Grenardi nimetus ja hiljem siis Alina lõi siis oma Ämma auks sellise imelise kollektsiooni. Seda ilmselt oskas väga hinnata siis ilmselt tema abikaasa. Absoluutselt, kindlasti. Ja, et kui ikkagi naine väga hindab oma mehe ema. Ja. Meil on täna kuidagi siin nagu hästi palju ilusaid selliseid lugusid tulnud, eks ole, kuidagi selliseid südamlikke. Kivenis sünnivadki ilusad lood. Jah, tegelikult see on nagu elu ise, et kui kirjanik hakkab kirjutama raamatut, siis ta mõtleb ja teemat ei leia ja tegelikult elust enesest tulevad vahest palju põnevamad lood, eks ole, nagu me siin täna oleme ka kuulnud. Nüüd me oleme hästi palju nagu tegelikult pühendunud pruudile, aga tegelikult on ka meestele päris toredaid asju, sest et kui on mehel seljas, on jälle, eks ole, kas on pulm, on see mingi juubel, on mingi muu väärikas sündmus, siis tegelikult meestel väga palju ehteid muidugi ei ole, eks ole, on lipsunõel, on siis mansetinööbid, et selles osas on teil ju ka mingeid toredaid teemasid. Ja, võtsime kaasa mõningad näidised mansetinööpidest
et see valik on tegelikult kauplustes palju laiem, aga siin on sellised huvitavamad valikud. Kindlasti on siis fookuses ehetel ka mitte ainult daamid, vaid ka härrad ja ma lisaksin, et Eesti mees ei ole see mees, kes ei kanna ehteid, kannab küll. Kannab väga palju kette ja ka mansetinööpe kannab ja kui ta kannab juba lipsu, sest siis mina isiklikult ei kujuta ette, et see lips on ilma lipsunaelata, ikka lipsunael on seal ja reeglina me ka näeme härrad, kes käivad meil kaupluses lipsuga, siis neil on alati lipsunael. Ja samamoodi ka lõpetajad, gümnaasiumi lõpetajad, ülikooli lõpetajad, meil on tegelikult rõõm näha, et nad otsivad seda lipsu, ehk siis selle kantsus ei ole kuskile kadunud, ikkagi soovitakse, kantakse lipsu naela ja loomulikult ka mansetinööpe ja mansetinööbid on ju tegelikult väga ilus kingitus ja lipsunael ka loomulikult ja seda saab siis valida nii kullast kui ka hõbedast. Meil on ka terasest mansetinööbid ja lipsunõelad. Muskuliinsetele mehele, kes ei taha ei hõbedat, ei kulda, pakume siis terasest. Et mul on olnud isegi selline noorpaar, kes tuli tseremooniale tsiklitega, nad mõlemad olid sellised nahktagides ja olidki sellised mootorrattahiired nii-öelda. Siis võt nendel abielusõrmused olidki terasest, aga neid kuidagi nimetati selle mingi metallroodium või mis asi seal võis olla? Roodium on tegelikult kate, millega kaetakse, millega kaetakse kas valget kulda või siis hõbedat. Vot jah, kuidagi neil need sõrmused olid ka sellised, nii et alati ei olegi asi nii palju, et sul peab kindlasti olema see kuld, vaid sul on ka need teised võimalused, et võivad olla ka teised tugevamad metallid, mis on tegelikult lausa eluaegsed, eks ju. Just. Ja üks väike võib-olla tähelepanek, et mis on Givenis veel olulist, on see, et meil on oma maja brändid ja lisaks meesterahvad ja noormehed leiavad meie kauplustes siis meestele pühendatud brändi Robuur ja seal on väga palju erinevaid siis ehteid, on käevõrud, kõrvarõngad isegi, sõrmused, kaelaehted, et selline huvitav ja lai valik. Nii et see ehete maailm on tegelikult palju laiem, kui me tegelikult täna võib-olla isegi teame, kui jalutame kaubanduskeskuses ja vaatame, ütleme kas või seda Giveni juveelipoodi, siis tegelikult me ei teagi, kui sisurikas võib see sisu olla. Võib-olla alguses sisse astudes tundub see valik nii kirjule lai, et on raske valida, üles leida, aga selleks on meil professionaalsed konsultandid, kes aitavad siis. Mis seal teises karbis on? Nii, ja. Ja siin on sul veel üks roosa karp, hästi tore. Vaatame, teeme lahti. Räägi nendest ka kindlasti. Meil on väga ilusad ehtelaekad sametis, need on erineva värvitooniga ja vaatame, mis me siit leiame laekast, laegas avane. Et loomulikult siin me rääkisime juba pärlitest, et siin on ka veel ilusad, huvitavad mansetinööbid, ma panin lihtsalt siia kokku komplekti nii-öelda väikse sellise kombo pärlitega ehetest pruutpaarile. Et siin lipsunaela, jah. Siin on ka siis võtsin kaasa ühe sellise lipsunaela, loomulikult hõbedast, jah. Ja muidugi valik on ju palju laiem, et tasub siis tulla Giveni kauplusesse uudistama. Ja ma lisan veel, mis on üks väga hea ehemehele, on ju tegelikult kell. Kell ei ole ammu aja näitaja, kell on tegelikult aksessuaar ja seda nii daamidel kui ka härradel, aga mehed just tulles tagasi pulma juurde, ikkagi kõik mehed praktiliselt on alati oma pulmas, vähemalt mida mina olen näinud ja kuulnud ka klientidelt, ikkagi kellaga. Mehed on alati kellaga. Mansetinööbid, kell ja lipsunael, selline ilus komplekt. No siin on veel tegelikult kaks teemat, mida ma tahaks kindlasti puudutada. Kui me nüüd jälle, ma olen ju pulmakorraldajas, ma tulen jälle pulmadele tagasi ja just täpselt nende kelladega. Tegelikult seal on kaks momenti, et kuna ma ise viin ka tseremooniaid läbi, siis tegelikult mul on olnud ka paar noorpaari sellist, kes tseremoonia ajal kingivad üksteisele käekellad. Miks? Just sellega, et siin, täna ja praegu sõprade ja sugulaste ees algab meie aeg, meie seadustatud aeg.
ja siis need kingitakse, kas antakse siis karpidega üle või pannakse tõesti juba käe peale. Ja need on siis ka niimoodi ühtne komplekt, et kas teil neid selliseid kellasid ka on, mida saab siis nii pruudile kui peigmehele, on nagu enam-vähem sellise ühe alatooniga, aga on selgelt, üks on naise kell, teine on mehe kell. Kas midagi ka sellist komplekti teil on? Meil on valik unisex kellasid, mis sobivad nii meestele kui naistele. Kui tõesti daam soovib selgete viidetega, et see on daami kell näiteks kivikestega, siis on ka meil ka härradele kivikestega pakkuda kella sinna kõrvale, et kindlasti meil on selline valik olemas, millest saab komplekteerida, ütleme, komplekti kuuluvaid kellasid, aga täpselt selliste, et ongi identsed kellad lihtsalt väikse detailiga erinevusega, et mis suunaks, et see on daamikell või härrakell, ei ole selliseid. Aga tegelikult väga palju kellasid on praegu unisex kellad ja sobib nii daamile, sobib ka härrale. Et see mõte iseenesest on nagu minu meelest väga ilus, et kui kingitakse kellad, eks ole, tullakse teie juurde valima ja need valikud on siis väga laialdased, eks ju, et hakkame kihlasõrmusest ja lõpetame abielusõrmustega, ehetega ja meeste lehetega ja siis veel need omavahelised kellad, eks. Ja siis, kus see kell veel tuleb kõne alla, on see, ma olen alati soovitanud tseremoonial, kui neid omavahelise kelli nagu ei kingita, et tehakse tänuavaldus vanematele. Sest vanematele pulmapäev kui selline on autasu tehtud töö eest. See tähendab seda, et noorpaar on jõudnud sinnamaani, et alustada oma elu ja vanemate toel ja jõul ja kaasabil on siis noorpaar sinnamaani jõudnud ja minu mõte on alati olnud see, et see ei pea alati olema ütleme õhtul mingisugune, kui juba kõigil on juba kõhud veini täis ja nii edasi ja hajub juba see tähelepanu ära, et see oleks kõige ilusam kuskilt tseremoonia lõpuosas seda ära märkida ja selleks võivad ka täiesti vabad need kellad olla, annad kas siis pruut annab peigmehe emale isale üle, eks ole, vastavad kellad või sa annad oma vanematele tänad, et ma olen nii kaugele jõudnud tänu sinule. Et vaat see on ka veel nagu selline tore teema, mida saaks teie tegelikult kaupluses nagu, millele saaks lahenduse. Ma siinkohal mainin, mis lahendused meil on olnud juba, kogemused. Ja, tore. Et meil siis pruudid ostavad 3 ühesugust käevõru endale, oma ämmale ja oma emale ja siis kingitaksegi, et nii ämmale kui ka emale samasuguse käevõru, mis on ka pruudi käes. Ja ka härrad teevad, siis ostavad kas 3 lipsunõela või 3 mansetinööbid. Ühed on siis temal, teine läheb siis abikaasa isale ja siis 3. paar oma isale. Väga ilus mõte. Et kas on võimalik ka tellida pruudile või peigmehele ka see ainulaadne ehe? Et kas seda teeb teil Kiven või Grenardi? Suunate siis? Kui pruutpaar või mitte ainult pruutpaar, kes iganes soovib ainulaadset ehet, mis on ainult temal, siis ainus ühes eksemplaris, siis tõesti me suuname kliente Grenardisse ja sealt saab siis sündida mis iganes su soov on. Aga siis selle tellimuse tegemiseks läheb kui palju aega? Kindlasti tuleb arvestada minimaalselt ikka 4, 5, 6 kuuga. Isegi nii pikalt, jah? Kindlasti. See on selline pikk ettemõtlemine sel juhul. See peab olema kindel teadmine, et siis seda saab teha. Just. Tavaliselt ikka need sündmused ei tule nii ootamatult, eks, et see kihlumise ettepanek võib tulla üle öö, on ju. Nagu me juba kuulsime, eks. Jah, aga et tegelikult kõik muud, mis on sünnidaatumitega seotud, siis need on ikka kindlate kuupäevadel ja on võimalik ette arvestada, eks. Ikka. Ja saime teada ka, et makselahendused on kõik olemas, eks ole, et kui inimene tuleb, on kerge mure, näeb toredat kallist ehet, ei saa kohe osta, siis on ka see makselahendus tegelikult olemas, eks. Ja lisaks veel on, et natukene kergendada näiteks, kui me planeerime siis sellist üritust, mis eeldab juba suuremat eelarvet, kuidas siis natuke läbi juveelihete siis seda kergendada. Me lisaks järelmaksule, mis on intressivaba, me tegelikult ostame tagasi ka vana kulda. Kui minu sahtlis on endisest abielust näiteks sõrmused, mida ma emotsionaalselt ei soovi kanda, või endisest abielu ettepanekust kihlasõrmus, mida ma ei soovi kanda, või mis iganes ehted, et näiteks üks kõrvarõng on ära kadunud, mis sa siis ikka selle teisega teed. Tooge meile, me hindame need ära
ja te saate selle vana kulla meile tagasi toodud ja uued ehted endale asemele soetatud. Et miks mitte näiteks, kui noorpaar tuleb, valib kihlasõrmuse, valib abielusõrmuse, toob kõik oma vanad kullad tagasi, mis on kuskile kappi jäänud, on see katkine kett, kadunud kõrvarõngas või lihtsalt ebameeldiv ese, millest ta soovib nagu vabaneda. Kuld on väga kallis, iga gramm maksab, seega kui sul on sahtlis sinu arvates väike 10-grammine kuldkett, siis kindlasti on see väga suureks majanduslikuks toeks uute ehete soetamisel. Meil on isegi muide toodud kuldhambaid. Jah. Et nii, et kõik kuldesemed, ehted, tooge meile. Et see on ka jälle väga hea mõte, sellepärast, et aga mis nad seal seisavad, eks ju? Ja sellega tegelikult meil on väga äge lugu ka. Nii, palun. Et abielu ja lahutus. Lahutus ei pea alati kole olema. Ei pea. Absoluutselt. Mis on meie lugu, mis on seotud kulla siis kokkuostuga, vana kulla kokkuostuga. Meie kauplusesse tuli paar, väga heas tujus, väga armsad kahekesi ja ütlesid rõõmsad, et me nüüd lahutame. Soovime teile tagasi tuua meie abielusõrmused ja uued, kas sõrmused või ehted valida. Nii nad andsid ära kihlasõrmuse, mis oli härra soetanud kunagi talle ja nii nad andsid ka abielusõrmused ära. Ja valisid endale, siis tütarlaps valis endale midagi ja siis härra valis endale midagi. Läksid väga sõbralikult ära, tulid tagasi väga sõbralikult. Nii et ka sellises, ütleme nii, mitte just kõige positiivsemas võtmes sündis positiivne asi. Aga vaat neid imelugusid niisugusest, ütleme, ei saa öelda, et lahutus võiks ilus olla, aga ütleme selline tore, kus inimesed saavad nagu aru, et me täna enam siit koos minna ei saa. Põhjendatud lahutus. Jah, ütleme, see on põhjendatud lahutus ja ma isegi tean, et on isegi ilusaid pidusid tehtud sõpradele, eks ole, ja mindudki, kusjuures veel, kui on tekkinud uued pered, siis tegelikult ka nende peredega käiakse ka oma vahel läbi. Aga see eeldab, et inimesed on enam-vähem ühel intelligentsi tasemel. Absoluutselt, jah. Ja see on üks mõte, keegi pole pettunud, mõlema arusaamine on üheaegne ja siis saavad sündida sellised toredad asjad tegelikult. Mul on isegi olnud selline asi, et ma teen neid pruudikimbu säilitusi, õnnekapsleid ja abielupaar siis läks lahku, nad olid 5-6 aastat abielus ja see lille või see õnnekapsel tuli mul nii hästi välja, need roosid olid seal nii imelised, nagu olekski elus olnud. Ja siis ühel hetkel seisab mul agentuuri ukse taga see peigmees koos selle kapsliga ja ütleb, et me nüüd lahutasime, et ei tahaks nagu seda nüüd kuskil oma uude koju ka kaasa võtta ja päris nagu ära ka visata ei taha, et see on ju nii ilus ja praegu ta seisab mul seal agentuuri seina peal ja on üks ilus näide sellest, et on võimalik ka ilusti lahutada. See kõik on võimalik, aga see oleneb inimeste sisemisest siis, suurusest. Me oleme täna nüüd nii palju toredaid teemasid puudutanud, väga palju ilusaid ehteid näinud, jaganud mitte ainult noorpaaridele, vaid siis ka meestele ja nõuandeid andnud ja toredaid lugusid oleme siin rääkinud ja kas teil on veel midagi näiteks öelda näiteks siis noorpaarile kaasa, kes tuleks teie poodi täna neid valikuid tegema, ehk ka mõnele teisele inimesele, kellel just ei ole pulm silme ees, sellepärast et see on juba sinna aastate tagusesse jäänud või lihtsalt ei ole ka sobivat valikut veel tehtud, aga ta tahab lihtsalt tulla ennast rõõmustama teie poodi. Et kas teil on mingeid sooduspakkumisi või mis teil on nagu oma kliendile täna öelda? Loomulikult, et meil on tegelikult igakuiselt erinevaid pakkumisi erinevatele kategooriatele, nii et tasub tulla alati Kivenisse vaatama midagi uut ja mida head meil pakkuda on. Mitte siis ainult võib-olla endale, vaid ka võib-olla kingi jaoks. Kingituseks ja endale ja ennast rõõmustada, eks ole. Eelkõige ennast rõõmustada. Ma arvangi, et tulebki nagu ennast ka rõõmustada ja endale tuleb ka mõnikord pai teha ja seda pai saad sa teha Kiveni ehetega. Ikka. Nüüd veel viimaseks ma tahan tegelikult küsida seda ka, et kas Kivenis on midagi ka sellist, no täiesti pöörast, mingisugust tohutult erilist asja, mis tegelikult väärtustaks täna seda meie juttu, annaks selle veel mingi väärtuspõhise tulemuse. Et kas on midagi sellist?
Ja meil on üks väga uhke projekt, mille üle meie ise oleme väga uhked. Me oleme koostöös Eva Talsiga loonud Eva Talsi enda juveeliehete kollektsiooni, mis on sul kaelas? mis on mul kaelas ja ka kõrvas. Ja selle kollektsiooni nimi on Lend. See on inspireeritud siis Evast. Selle taga on kogu Eva lugu. Kes soovib, võib kiven.ee lehel leida selle põhjaliku tutvustuse. Tegu on hõbekollektsiooniga. Kollektsioon on loodud heategevuse eesmärkiga. Iga ehte pealt, mida Kiven müüb, Kiven suunab siis 10 eurot Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi ja Eva valis psühholoogilist abi vajavate lastefondi suuna, et just sinna liigub see 10 eurot iga ehte ostu puhul. Väga ilus. Jah. Nii et tänane särav maailm koos säravate 2 naisega ja ka säravate ehetega, nii et kõik meie ilusad elamused on ehetes ja meie elu hetkedes oskame neid ainult hinnata, aga palun Kiveni juveelipood, Ülemiste keskus ja mitte ainult Ülemiste keskuses, vaid ka igal pool mujal väikestes linnades on avatud ja te olete igate kanti oodatud, nii et suured tänud teile, armas Margot ja armas Natalja. Aitäh! Võib-olla kohtume veel kuskil ja kunagi. Aitäh! Kas ma võin veel ühe asja öelda? Mul on täitsa südamel noorbaaridele, see ikka puudutab noorbaaride teemat. Et see on mul väga südamel, sellepärast, et see on mul peres praegu väga aktuaalne. Ma noorbaaridele ütleks, kui te planeerite abieliliitu, pulmapidu, registreerimist, ärge kaotage iseennast ja minge kompromissidele. Et nii nagu abielu registreerimine ja pulmapidu koosneb tohututest kompromissidest minu arvates. Kogu abielu on ka see kompromiss, et kui te tõesti juba planeerides tunnete, et ei saavuta ühtegi kompromissi, siis võiks natuke võib-olla peatuda ja natuke oodata selle abieliliiduga. Ja tõepoolest, ärge ennast kaotage, see sündmus on kahepoolne, 2 inimese sündmus. Ei ole niimoodi, et kehtivad ainult ühe inimese traditsioonid või siis veendumused ja soovid. See on ikkagi alati kahepoolne liiklus. Need on ilusad mõtted. Aitäh sulle selle eest. Aitäh!